Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FMis, Ruut FMis, Kuressaare pereraadios pühapäeva hommikul kell 11. Täname kõiki raadiote juurde tulemisest ja meil järgmised tunniks on sellised konservatiividele mõeldud maiuspalad siin. Räägime kahekesi Mart Helme ja mina Martin Helme. 3 teemat oleme välja valinud. Kõigepealt võtame kokku oma sellel nädalal 4 päeval toimus Riigikogus EKRE fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu tuuletööstuse pahupool. Ja ausalt öeldes meie, kes me selle asja sees oleme, teame seda pahupoolt, aga need ettekanded, mis seal olid, panid kohati ikka juuksed peast püsti tõusma. Et see pahupool on palju õudsam veel, kui isegi asjaga kursis olevad inimesed tihtilugu aru endale annavad. Teisel teemana räägime, EKRE-l oli jälle õigus rubriigis. Alar Karis otsustas mitte välja kuulutada kirikute ja koguduste seadust. Ja laias laastus võiks öelda, et tema põhjendused olid äravahetamiseni sarnased sellele, mis olid meie vastuväited sellele seadusele. Ja tahakski nüüd aru saada, et kas Alar Karis on koos meiega putinist või meie siiski ei ole putinistid. Ja kolmandaks võtame ette analüüsida, mis siis tegelikult toimub Trumpi rahuplaaniga seoses Ukrainas. Ja see, kas on rahuplaan või ei ole rahuplaan, kes sellele rahuplaanile vastu töötab, mis on taust ja kus me võime varsti välja olla jõudnud. Aga alustame tuuletööstuse pahupoolest. Meil oli neljapäeval, neid OTRK-sid tehakse Riigikogus selles koosseisus vähem, eelmises koosseisus oli peaaegu iga nädal mõni. Formaat iseenesest on mõistlik, parlamentaarne arutelu on, Riigikogu välised asjatundjad või eksperdid kutsutakse sõna võtma, Riigikogu liikmed saavad küsimusi küsida. Ja väga tihti on nad küllaltki pinnapealsed või niisugused linnukese kirja saamiseks. Mõni komisjon teeb oma aastase töö kokkuvõttest midagi seal või sellised mitte eriti põnevad. Küllap sotsid teevad sellest ikkagi, kuidas palgalõhe on ja nii edasi. Aga meie tegime tuulikutööstusest ja meie proovisime katta ära siis kogu selle tuulikutööstuse kõik olulisemad aspektid. Kõigepealt siis raha aspekt või majanduslik aspekt. Teiseks tervise aspekt, kuidas see mõjub nii inimeste kui loomade tervisele ja kolmandaks siis see nii-öelda planeeringu ja elukeskkonna aspekt. Ja seda tulid rääkima meile ikkagi väga sisukalt asjatundjad. Kui keegi veel ei ole siiamaani endale aru saanud, miks ei tohi Eestisse ehitada ühtegi tuulikut juurde, siis mina soovitan tal vaadata ja vaadata ilma poliitilise eelarvamuseta või filtrita, vaadata neid ettekandeid, need on olemas ka meil uutes uudistes ja neid on loomulikult võimalik ka Riigikogu YouTube'i kanalist järgi vaadata. Lihtsalt ei tohi teha. Riigikogu YouTube'ist vaadata on selles mõttes veel ekstra kasulik, et seal on ka kõik need küsimused ja vastused küsimustele ja küsimuste vastuste voorud olid kõikide ettekannete puhul võrdlemisi pikad. Ja küsimused olid väga asjalikud ja vastused olid samuti asjalikud ja ma tahan rõhutada seda, et see ei olnud meil niisugune erakondlik propagandaüritus. See oli ikkagi sõna otseses mõttes mureüritus ja need ettekandjad, kes meil olid, need ei olnud erakonnaga seotud, nad ei olnud erakonna inimesed, erakonna liikmed. Ma ei tea, kellele nad on valimistel oma häält andnud, aga meiega otseselt nad seotud ei olnud ja selles mõttes me ka püüdsime tegelikult hoiduda sellest, et nad oleksid selliselt parteiliselt nagu pitsat otsa ette panna inimesed, et saaks süüdistada näegu, see EKRE ajab siin jälle rändtsirkust korraldab ja ei, see ei olnud mingi rändtsirkus. Need inimesed on tõsised teadlased ja minu jaoks kõige hirmsam ettekanne oli Anti Kukkela arsti ettekanne nendest tervisemõjudest. Ja ta paljastas ka selle vale, mida meile siin propageeritakse ja ikkagi piinlik, kui mingisugused TalTechi teadlased väidavad, et ei ole võimalik mõõta ja kui te midagi ei kuule, siis see teie tervisele ei mõju.
puust ja punaseks graafikutega rahvusvaheliselt erinevates kohtades, Portugalis, Saksamaal, Kanadas, kus läbi viidud uuringud, nende uuringute tulemused, nende uuringute tulemuste graafilised kujutused eri värvidega. Puust ja punaseks ei ole võimalik veel veenvamalt teaduslikult tõestada seda, et infraheli on kohutav tervisetapja. No näiteks selline näide, et kuskil, kus see oli, võib-olla sa tuletad meelde, Kanadas vist, Naaritsa farm või Nugise farm, kus tuulikud on mõne kilomeetri kaugusel ja kus pärast tuulikute püsti panemist katastroofiliselt suurenes nurisünnitiste ja puuetega või vigaste väikeste nugisebeebide sündimine, nii et see oli minu küsimus, et kuidas see mõjub lootele ja meile toodi kohe pildid ja statistika. See on hirmu äratav. Kui meil pannakse terve Eesti neid tuuleparke täis ja meil niigi lapsi sünnib vähe, kui meil selle tulemusena hakkavad sündima vigased lapsed või nurisünnitused toimuma. Aga ei, mis oli kõige hämmastavam, no nii vähe, kui saalis oli ka neid koalitsiooni tegelasi ja tuulepargi lobiste, neile see kõik ei mõjunud, nad ikkagi üleolevalt püüdsid ironiseerida ja kuidagi ilkuda ja irvitada ja ikka näidata, et siin käib mingi rändtsirkus. Ma ütlesin ka selle peale ühele tüübile, et vaadake, on kaks võimalust, kas inimene on üdini korrumpeerunud, et ta keeldub aru saamast sellest, mida talle praegu siin mustvalgel näidatakse, või ta on lihtsalt ajusurnud idioot. Ja ega üks ei välista teist, et võib olla ka täiesti loll ja korrumpeerunud korraga, aga ütleme, nimetame siis nimesid ka, et kes seal ikkagi vapralt särki rebis, oli Mario Kadastik Reformierakonnast, mille poolest on kuulus Mario Kadastik, selle poolest, et tema oli Liina Kersna nõunik ja see põhiline isik, kes siis tegeles testihankega, kus Eesti maksumaksja maksis 6 miljonit eurot rohkem testide eest, kui turuväärtus neil oli. Ja prokuratuur ei alustanud asja, kui kohus käskis alustada, Kuukene veeretas seda asja ja jõudis järeldusel, et nemad ei leia kuritegu. Ja inimene teab, et ta võib rääkida, mida tahab, ta võib teha, mida tahab, midagi ei juhtu. Ja tema peab ennast teadlaseks loomulikult, usub teadust, nagu see loosung neil on, ja siis ikkagi tegeles seal sellise targutava nina nokkimisega, kus ta tõestas saalile, et ta oskab 10 süsteemist teisendada ja teab, kuidas detsibelli mõõta. Mis see asjasse puutub ja siis seletas, kuidas et kui siin mingisugune võnge on, et siis kui me seda võnget mõõdame, siis see võnge tekitab juuksekarva paksuse siis sellise nagu löögi. Et mis too tege, nagu ütlevad lõunaeestlased, aga näitab, et see küsimus iseenesest näitab seda, kuidas tark inimene oskab lolli juttu ajada. Et see ju, mida ka see sama Kukkela oma ettekandes ütles, et miks see infraheli või tuulikute infraheli halb on see ja seda on tõestatud, ta näitas erinevate graafikute, erinevate teadusuuringutega, erinevate retsenseeritud teadusuuringutega näitas ära seda, et see infraheli on just seda kahjulikum, mida püsivam ta on ja mida lähemal sa talle oled. Ehk kui sa oled mõne tunni seal tuuliku all, siis ei pruugi sul midagi juhtuda, aga kui sa oled juba mõned nädalad seal või mõned kuud või mõned aastad, siis tekivad püsivad, rasked tervisekahjustused ja mitte ka kõigil inimestel, et inimeste tundlikkus on erinev, aga ma lihtsalt toon ühe näite, et ta mõjub pehmele kudele ja ta mõjub, eriti muide ta mõjub siis ka sellele nii-öelda hallollusele või ka kollageenile, ühesõnaga pehmetele ainetele, mis inimese sees on, näiteks aju koosneb hallolluse, pehme aine. Seljaju samuti, eks ole, närvisüsteemile tal on väga negatiivne mõju. Et okei, kujutame ette, et sul juuksekarvaga tõmmatakse üle silmamuna korra. Mis see juuksekarv teeb? Kriim on nii väike, et võib-olla korra kipitab. Aga kui tõmmatakse iga sekundi tagant ja niimoodi päev otsa ja niimoodi nädal otsa, niimoodi kuu otsa, niimoodi aasta otsa, mis sellel silmal on? Kas on mugav? Kas on meeldiv?
kas see silmanägemisele mõjub hästi? Et vaata, kui sa oled tark inimene ja ajad lolli juttu, siis võib 2 muljet jääda. Esiteks, et sa tegelikult ei olegi tark inimene, vaid oled loll. Aga teine mulje, mis võib jääda, on see, et sa oled küll väga tark inimene, aga oled kaabakas, sest et see tuli seal nendest teistest nendest nii-öelda ettekannetest välja, kui me jõudsime raha poole. Et tuulikud ega päikesepargid ei ole odav elekter, seda odavuse juttu näidatakse meile silmamoondusega, majandusliku ja statistika manipulatsiooniga. Statistika manipulatsiooniga, subsiidiumite kaudu saab hinda, eks ole, näidata väiksemana ja ütleme, erinevate hinnakomponentide mujale panemisega on võimalik näidata, et elekter on ju odav, aga see on see võrgutasu, mis on kole kallis ja siis see on see meie saartalituse tasu, mis tuleb juurde ja siis see on meie stabiliseerimisreserv, mis tuleb juurde ja siis on meil veel siin mingisugused muud kõik võimalikud asjad, aku asjad, eks ole, mis tulevad juurde, need akude kohta ikka, see on niisugune šarlatanlus, selline šarlatanlus, kuidas miljardi eest tehakse meile siis 12 tunniks akut väikesele kogusele elektrile. Mis hoiab võib-olla, ma ei tea, Keila linna 12 tundi, midagi taolist. Miljardi eest võib vähemalt 2 põlevkivi elektrijaama ehitada. Et selles mõttes, et ja siis muidugi jälle see sama Maarjo Kivistik seal manipuleerib, et kas te tahate tõesti, et Eesti rahvas maksab järgmise 20 aasta jooksul 15 miljardit eurot põlevkivi elektri eest? Aga vabandust väga, kui Kaja Kallas oli peaministrina, sisuliselt aitas kaasa energiakriisi süvenemisele ja rõõmustasid kõik elektritootjad, tuulikutootjad, põlevkivitootjad, kõik rõõmustasid, et elektri hind lakke hüppas, siis tavalise miljardi asemel tavaliselt Eesti inimesed maksid aastas enam-vähem kogu elektritarbimine umbes miljard, kasvas see 2,5 miljardi peale ehk ühes aastas tuli 1,5 miljardit juurde elektrikulu. Kõik Eesti ettevõtted, Eesti majapidamised. Nii, et pane see miljard konteksti ja siis paneme sellele kõrvale, selle põlevkivi miljardile või 2,5, mis ta nüüd on. Paneme siis konteksti kõrvale siis selle roheelektri hinna, mis on kindlasti 2-3 korda kallim. Nii et nende numbrite manipulatsioonidega nad jäid seal ka koha peal vahele ja selles mõttes Rain Epleri ettekanne oli väga hea. Ta tõi meile välja, mis siis need Eesti tootmisvõimsused on, mis siis Eesti tarbimised on. Margus Sild oli, kes rääkis ka energeetik, kes rääkis siis sellest, et mida meile päike toodab või ei tooda. Ja minu küsimus oli ka, et kuidas meil on praegu 4% või 20% umbes toodab meil siis justkui see tuul ja päike. Päike tegelikult toodab seal mingisugune natuke üle 10% üldse oma nimivõimsus ehk et kui me paneme seal megavati jagu, paneme päikesepaneele, mis on siis kui maksimaalselt päike paistab, kõik tingimused on ideaalsed, siis ta toodaks megavati, aga tegelik elu on selline, et ta toodab 14% aasta peale kokku. Ja seegi 14% jääb põhimõtteliselt 4-5 suve ja sooja kuu peale, et talvel ei toodada mitte midagi, on päevi, kus tootmine on 0 ja siis ülejäänud päevadel on 1-2%. Et me võime 5-kordistada või 10-kordistada elektripaneelide hulka Eestis, mis sisuliselt tähendab seda, et terve Eesti on üks suur elektripaneelide väljak. Me võime 4 või 5 kordistada tuulikute hulka Eestis, mis sisuliselt tähendab seda, et kogu Eesti on lihtsalt otsast otsani täis pandud suuri tuulikuid ja meil on päevad, nädalad ja kuud, kui elektrit ikkagi ei ole, sest et tuult ei ole piisavalt ja päikest ei ole piisavalt. Aga hind sellel on pöörane, 10 miljardid, ainult ehitamine, aga siis on veel käitamine ka. No ja põhimõtteliselt, mis seal ikkagi välja tuli see, et niinimetatud taastuvenergeetika, mis meil koosneb eelkõige 99% praktiliselt tuulikutest ja päikesepaneelidest. Biomass on ka veel. Ma ütlen, ütleme siis võib-olla mõnevõrra utreeritult, aga üle 90% on biomass, ta natuke suurem kui 10%. Kogu meie elukeskkond muudetakse elamiskõlbmatuks. Siia juurde tuleb ka veel, ja sellest oli samuti meil juttu, inimeste kinnisvara väärtusetuks muutumine. Teil ei olegi seda võimalik müüa. See ei ole lihtsalt niimoodi, et minu kinnisvara kaotab, ütleme seal 20%, 50% oma väärtusest, aga midagi ma saan ikka. Aga kes ostab sinu kinnisvara?
kui sa kolid sealt ära sellepärast, et seal on ebatervislik elada, et seal ei ole võimalik elada, seal ei ole võimalik mingit muud ettevõtlust arendada, sellepärast, et see tuulegeneraator, kõik need tuugenid tapavad, kõik ettevõtlusvõimalused sisuliselt seal ümbruskonnas ära. Muuhulgas põllumajanduse muide. Just nimelt. Ja sellest oli ka väga pikalt ja põhjalikult juttu, mida ta teeb mullaelustikuga ja nii edasi, et see on sisuliselt terve Eesti elamiskõlbmatuks muutmine. Ja ei, surume aga edasi. Ja noh, ma niisuguse näite tooksin nüüd selle infraheli juurde korraks tagasi tulles, et aga kujutage nüüd ette, et te panete oma voodi alla mingisuguse generaatori või mingisuguse elektrimasina, mis ööpäevaringselt töötab seal kogu aeg. Noh, trahvo mingisuguse. No elage siis, magage aastast aastase selle trahvo peale, vaata, mis teie tervis teeb. Ja sisuliselt tähendab see ju, kui teil on teie tagaõues või paari kilomeetri kaugusel on tuulepark, et elategi tegelikult, magategi kogu aeg ööpäevaringselt mingi trahvo otsas. Ja toodi välja ka siis see, kui kaugele nende meie poolt planeeritavate 300-325 meetri kõrguste ja ülivõimsate tuugenite infraheli väli ulatub. 15 kilomeetrit. 15 kilomeetrit vähemalt, see sõltub teatud pinnamoodustustest, see sõltub jälle asjaoludest, aga ütleme, et laias laastus 15 kilomeetrit, aga kui teil on teisel pool 30-40 kilomeetri kaugusel teine tuulepark ja praegu nii neid planeeritakse, seda näitasid nad ka meile kaardi peal, et meil on sisuliselt üksikud laigukesed jäävad Eestis, mis ei jää nende tuugenite mõju välja. Et see ongi see sama. Ja pluss, mille tõi samuti välja Anti Kukela oma ettekandes, on see ülimürgine plastreostus. Ülimürgine plastreostus. Tuugenite labad koosnevad teatud keemilistest plastühenditest, mis ilmastiku mõjul sademed ja tuul, eriti rahe, on see, mis seda seal lahti peksab ja see lendub sealt. Hästi peenosakesed, ta läheb kõike sisse, ta läheb taimedesse, ta läheb loomadesse. Sisuliselt nanoosakesed. Ja jube mürgine on, mõjub loomulikult, mida rohkem kuhjub kogu siis sellesse biosfääri, hakkab ta seal ka ringlema ja siis ta hakkab loomulikult ladestuma ja tema esmane mõju on loomulikult viljakuse vähendamine. Linnud, loomad, inimesed, viljakuse vähenemine, ka väärarengud ja lihtsalt mürgine. Tekitab vähki, tekitab erinevaid põletikke, suurendab liigsuremust või varajast suremist, et see on kõik tõestatud. Seal tuli mitmes erinevas ettekandes ka välja. Urmas Maranik tegi meile ettekande, mis rääkis planeeringutest ja just nimelt kõigest sellest, et kuidas meil on väidetavalt, meil on planeeringuprotsessis on ette nähtud seadusega, on ette nähtud teavitamised, kaasamised, nõusolekud. Kõigest sellest sõidetakse üle, inimeste eest varjatakse, et üldse, need planeeringud on erinevaid, eks ole, kõigepealt on üldplaneering, siis on detailplaneering, siis on keskkonnamõjude hindamine. Siis on kõik võimalikud sellised bürokraatlikud asjad ja see vähemalt peaks käima kõik niimoodi, et tehakse avalikult teatavaks, et nüüd on üldplaneeringu tutvustamine, siis on kaasamine, käiakse mööda, pannakse vähemalt vallamajja välja plaanid ja seletuskirjad ja siis kui tekib soov, siis tehakse ka koosolek, kus inimesi kohal. Kõigest sellest on ammu juba mööda hiilitud. Varasematel aastatel on seda tehtud niimoodi, et inimesed ei tea, meil pandi vallamaja seinale mingisugune kaart koos mingisuguse jutukesega välja, võib-olla oli kuskil, ma ei tea, valla sõnumites või kusagil oli teade, et nüüd on siis avalikustamise etapp. Avalikustamise etapil keegi ei erutunud, koputati ära, mindi järgmisse etappi, kellelegi ei räägitud, see kõik on peidetud selle ilusa linnu keele taha, ega sul keegi ei ütle, et sul on tuulikute arendajad, sulle räägitakse mingisugusest arendamisest ja sulle räägitakse seal, kõik on ära peidetud mingisuguste eufemistlike sõnapaaride taha. Ja siis kui enam-vähem jõuab asi sinnamaani, et vald peab hakkama andma ehitusluba või vallavolikogu peab hakkama andma seal mingisugust lõplikke kinnitusi, siis alles inimesed saavad teada, et neil on tehtud see. Teine trikk, mida kasutatakse, on see,
tuulik on planeeritud 2 erineva siis omavalitsuse territooriumile ja siis nii-öelda mäng on selline, et me tegeleme kooskõlastamiste lubadega teises omavalitsuses, et seal käib see põhijutt, eks ole. Seal on reformerid võimul. Ja seal on reformerid võimul, seal saavad kõik load ära ja siis selles nii-öelda või on otse ütleme, sinu maja on suhteliselt valla piiri peal ja teisel pool valla piiri, ütleme, sinu maja on valla piirist seal mingisugune kilomeeter, mõjuala on seaduste järgi kas 2 või 3 kilomeetrit, aga kuna see on teises vallas, siis sa ei teagi. Ja oledki selles 3-kilomeetrises mõjualas, aga see on naabervalla teema ja naabervald sinuga ei räägi, arendaja ka sinuga ei räägi ja ühel hetkel vaatad, et mingisugused suured kraanad sõidavad seal. No see on nii, nagu meil on see Mõisaküla juhtum. Et teisele poole Läti piiri tuleb suur tuulepark, aga Mõisaküla jääb täielikult selle mõjusfääri. Ja, et sellised nii-öelda bürokraatlikud trikid, mida sinna juurde tehakse, need on, nad on vilunud, nad on kavalad, ma võin ka tuua näite sellest, kuidas kliimaministeerium ostab üles valdasid, seesama meie Eesti teiseks kõige vihatuma vallavalitsusega omavalitsus nimega Lääneranna vald, kus ka minu maakodu on, Lääneranna vallale siis maksti 200 000 eurot lihtsalt pandi papp laua peale, et nad oleksid nõus tuulikutega. Loomulikult Lääneranna vald on nõus. Said veel, kui nad selle 200 000 võtavad, siis saavad seal veel, ma ei tea, paarkümmend tuhat said veel mingid ajutiselt inimesi palgale võtta, suvalisi inimesi palgale. No eks need inimesed võeti palgale selle jaoks, et nad käiksid külast külla ja räägiks, kui head asjad on tuulikud. Aga põhimõtteliselt lihtsalt tühise mõnesaja tuhandelise summaga osteti vallavalitsus ära. Vallavalitsusel hea meel hõõruvad tagajalgasid kokku, saavad veel ennem valimisi seal mingisugust lindilõikamist teha selle rahakesega. Ja see on nii küüniline, see on nii kohutavalt küüniline. Ja siis mängitakse veel ka nende niinimetatud taluvustasudega. Et aga te hakkate taluvustasusid saama ja taluvustasud, me kavatseme neid tõsta veel. Ja siis sisuliselt tänu sellele, et teie maa peal või teie läheduses on tuulikud, siis te hakkate selle eest, lihtsalt niisama hakkate raha saama. Mis sellest, et kärvate varem maha. Aga neid tasuvustalusid ju makstakse ainult maaomanikele, kes selle tuuliku lasevad enda maa peal püsti panna või kes asuvad sinna väga lähedal, mingisugused mõned tuhanded meetrid, aga kõik teised ja tavaliselt need, kes oma maa on maha müünud tuuliku arendajale, ise seal ju koha peal ei ela, nemad võtavad raha ja nende naabrid hakkavad saama tervisekahjusid. Aga seda ma ütlengi, et see on ju järjekordne kaabaklik, alatu, kuritegelik skeem. Ja teisest küljest ma muidugi mõtlen ka, et aga kui elavadki seal kuskil mingisugune tädi Maali ja onu Oskar, kes on juba kuskil seal 90 eluaasta kandis, taamegi sureme nagunii varsti ära, meil ükskõik pange oma tuulikud püsti, me saame natukene poest rohkem toitu osta. No ja rahast rääkides ennem kui oli juttu sellest kinnisvarast ja talumistasust, et tegelikult paljud inimesed, eriti nooremapoolsed inimesed on ju pangalaenuga ostnud oma maamaja või pangalaenuga korda teinud oma maamaja ja nüüd tuleb ja see ei ole ainult maa, tegelikult me siin ettekujutus on see, et need on kuskil mingisugused külka kolad, terve Eesti on täis. Keskmise suurusega Eesti alevid, maakonnakeskused saavad endale tuulikud külje alla. Et see ei ole ainult maapiirkond. Et seal elavad 100 000 inimesed Eestis, kes on võtnud pangalaenu. Ja siis kukub nende kinnisvara väärtus keskelt läbi, nagu me vaatame naaberriikide hinnangut, Saksamaa kogemus, Rootsi, Taani kogemus, 20-25% langeb kinnisvara hind. Sa kukud oma kinnisvara hinnaga allapoole laenujääki ja pank ütleb, et oot, nüüd me kutsume laenu koju ja sa jääd veel pangasilmis miinusesse. Sa oled täielikus lõksus. Sa ei saa maha müüa, sest kui sa maha müüd, siis sul ei ole enam kinnisvara tagatist ja sul jääb laen ülesse. Sa pead kuskile elama minema, aga sa ei saa kuhu, öeldakse koli mujale. Aga kuhu ma kolin, ma ei saa oma kinnisvarast lahti, ma ei müü seda maha või kui ma müün, siis ma müün selle võileva hinna eest maha, jään veel ikka pangale võlgu, uut pangalaenu võtta ei saa, sest mul pole mingit sissemakset, mul pole mitte midagi. See on absoluutselt surnud ring ja aga Riina Sikkut ronib pulti ja ütleb puhas, odav energia, periot. Riina Sikkut ei saa. Silmitult lollid ja kaabaklikud inimesed,
Nii et see on põhjus, miks me oleme absoluutselt kategooriliselt vastu igale viimasele, kui tuulikule on ta maismaal või on ta merel, on ta suur või väike, on ta päikesepaneel, tuleb ära hoida, tuleb võidelda küüntehammastega igas etapis, igas Eesti omavalitsuses, tuleb omavalitsuse tasandil, tuleb võidelda riigi tasandil ja see business kukub kokku varem või hiljem, ega see on paar aastat veel ja me peame selle praegu ära suutma hoida. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja tuleb veidi siin oma saba kergitada, et me ju ütlesime, me ju hoiatsime. Ekrel oli jälle õigus. Kirikute ja koguduste seadus, mida me oleme siin saates mitmel korral rääkinud ja mille eest meid on sõimatud putinistideks ja ma ei tea milleks kõigeks veel. Ja seleta endal suu pähe viltu, et see ei ole ainult või see ei puuduta, meie vastuseis ei lähtu sellest, et me hoolime nii kangesti sellest nii-öelda Vene kirikust või Vene õigeusu kirikust, vaid et selle seadusega tuldi kallale kõigile kirikutele, selle seadusega rikuti põhiseadust ja nii nagu president oma analüüsis ütleb, on täpselt see, millest ka me rääkisime. Seaduse muudatus on nii lai, et see annab riigile voli sekkuda kõigi kodanikuühenduste siseasjadesse, näiteks muu hulgas erakondade maailmavaatelistesse positsioonidesse ja annab riigile õiguse likvideerida neid erakondasid, kui riik vaatab lakke ja otsustab, et seda erakonda mõjutab mingi välismaine ideoloogia või jõud, näiteks trumpism. See oli halb seadus, üdini halb seadus. Me nägime selle läbi, me seletame. Siis ronib Jaanus Karilaid pulti ja ütleb, kõik, kes seda seadust ei toeta, on putinistid ja rahvusriigi reeturid. Tegelikult oli tema rahvusriigi reetur. Ja mul on hea meel, et Karis selle seaduse jättis välja kuulutamata, ma pean tunnistama, et ma olen kergelt üllatunud, meeldivalt küll, aga kergelt üllatunud. Ma muidugi ei tee endale mingit illusioone selles suhtes, et Karis on nüüd mingisugune iseseisev otsustaja, iseseisev mängur Eesti poliitikas. Ma usun, et ikkagi süvariigis hakati muret tundma, et idanaaber tõepoolest võib seda kasutada ära masside üleskütmiseks. Ja kui meile räägitakse sellest, et seni kuni kestab Ukraina sõda ja võime meie olla muretud ja teha oma ettevalmistusi ja venelased meile kallale ei tule. Aga Ukraina sõda lõpeb ja sellest me täna räägime ja tõenäoliselt lubasime rääkida saate lõpuosas. Ukraina sõda lõpeb nii või teisiti lõpeb ühel hetkel. Ja siis on vaja ju Venemaal kallale tungiks ettekäänd. Ja üks suurepärane ettekääne on see sama Vene kirik. Aga mina näen siin ikkagi teist poolt. Tänane Eesti valitsev klikk või režiim ei hooli sellest, mis on Venemaa oht. Nemad hoolivad ikka jätkuvalt sellest, mida peremehed läänes ütlevad. Ja sellel nädalal tuli veel uus teade või lisateade, me oleme ka sellest mitu korda rääkinud, et Ameerika tänane administratsioon, Trumpi administratsioon suhtub väga tõsiselt ja on seda mitmel korral väga kõrgel tasemel välja öelnud, et ta suhtub väga tõsiselt kristlaste tagakiusamisse. Ja just sel nädalal tuli uus uudis välja Ameerikast, kus siis Ameerika erinevad valitsusasutused siis nii-öelda käivitasid töövoo kristlaste vastaste tegevuste ja kristlaste vastaste aktsioonide siis reageerimiseks neile. Ja mulle küll tundub niimoodi, et meile tuli läänest väga selge signaal või ma isegi ei ütle läänest, sest lääs on meil pihustunud täna või lõhki, eks ole, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid ajavad täiesti erinevaid asju. Ja meie valitsus on ikkagi absoluutselt skisofreenilises olukorras. Meil puudub probleem, meie oleme trumpistid ja Trumpi toetajad ja Trumpi ideoloogia pooldajad ja Trump esindab kõike seda, mismoodi meie asju näeme ja tahame.
Ja meil ei ole mingit probleemi, me oleme ka eluaeg suhtunud eriliselt kriitiliselt Euroopa Liidu asjaajamistesse ja ideoloogilistesse poosidesse. No aga meil ei ole olnud teistpidi ka mingeid illusioone selles suhtes, mis asi on Venemaa. Erinevalt Igor Tarost, kes ütleb, et 20 aastat tagasi Putin oli teistsugune. 20 aastat tagasi meie rääkisime teistsugust juttu. Me teadsime juba siis, kes on Putin. Absoluutselt. Aga meie tänane valitsev klikk on omadega täiesti sõlmes, sest et nad ei tea, kellele rohkem meeldida, kas Brüsselile või Washingtonile ja kuidas mõlemale meeldida niimoodi, et teine ei vihastaks. Aga Washingtonist on tulnud selge signaal, nii ei tohi teha. Seda ei tohi teha. Mis iganes põhjustel ei tohi teha. Aga ja see on minu meelest siin selgelt taustaks, et see seadus jäi välja kuulutamata. Muidugi prõmmivad nüüd nii Taro kui siin Läänemetsad ja kõik muud prõmmivad edasi, et nemad kavatsevad jätkata. Aga see, mida ka Karis kirjutas oma seaduse välja kuulutamata jätmise otsuses on see, et riigi julgeolekut see ei paranda. Riigi julgeolekut saab kaitsta olemasolevate seaduste täitmisega. Mis oli ju ka see, mida me rääkisime, et me ei pea Vene kirikut nii-öelda ära keelama ja kinni panema, kui teil on näiteid Vene kirikus tegutsevatest pappidest või nunnadest või ilmikutest, kes seal töötavad. Minu poolest kojamehest, kes seal töötab, kes on Vene agent või töötab Eesti riigi iseseisvuse ja põhiseadusliku korra vastu, siis meil on olemas üliheldelt rahastatud ja kõike pealt kuulavad julgeolekuasutused. Nabige nad kinni, pange vangi, saatke riigist välja, selleks te olemas olete. Et see on see, mida te tegema peate. Ja selleks on kõik seadused olemas. Karise kirjas olid lausa välja toodud paragrafid karistusõigusest, kuidas nendega tegelema peaks. No aga võib-olla tahetigi ikkagi niisuguse laia tõlgendusega seda seadust vastu võtta, et ühel hetkel hakata meiega tegema nii nagu Saksamaal kõige populaarsema erakonna AFD-ga tehakse. Et hakata meie liikmetelt relvi ära korjama ja meie liikmeid, meie parlamendisaadikuid suukorvistama ja rajalt maha võtma, mida ju tegelikult on ka tehtud Gert Kingo näol kas või näiteks praegu asemele on tulnud siis keegi, kes meid lakkamatult sõimab. No see vahetuse mõte oli ju. Ja see vahetuse mõte oli. Et võib-olla see oligi tegelikult tagamõte, aga kuna kaugemalt vaadates see tagamõte tõenäoliselt jääb varju. Aga küll on aga selgelt näha see, et see on ühe kristliku koguduse vastu suunatud. Ja ka sõja edendamise poolt suunatud. Ja, siis väga võimalik, et ookeani tagant öeldi, et kuule sõbrad, et nii see asi ei lähe. Ma teist varianti ei näe, ma tean ausalt ütlen, minu meelest tänane Eesti valitsus, kui ikkagi Washingtonist öeldakse kaitsekulutustega hüppa, siis meil Eestis valitsus küsis kui kõrgele. Ja täpselt nii kõrgele, kui öeldi, nii kõrgele hüppas. Et see on meie valitsus. Tegi oma kalkulatsiooni, et see hüppe annab meile võimaluse ju rohkem raha omadele suunata. Ja loomulikult see on veel sinna juurde, et hüpata Eesti rahva rahaga võib hüpata nii kõrgele, kui tahad. Et nagu ka Rain Epler ütles eelmise teema arutelu ajal, et kui meil siin toimub nii-öelda rohepöördega raha sõna otses mõttes tuulde loopimine, et ega tuul täis ei saa, ega ruum raha täis ei saa, et seda on lõputult võimalik loopida, ega riigikaitse rahaga on ja samamoodi, et ega siin piiri ette ei tule, piir, mis ette tuleb, on Eesti rahva võimekus koormiseid kanda, aga ega seegi piir minu meelest ei ole veel käes, et Eesti rahva kannatus on kuulus. No praegu on muidugi selle kirikute seadusega selline olukord, et järgmine nädal on meil Riigikogus istungite vaba nädal, mis tähendab, et töö ei jää seal päris seisma, aga see töö toimub niisuguses, ütleme, aegluubis. Ja eks siis selle nädala jooksul ka nüüd need seaduse lükkajad, kelledest osad ei ole enam lükkajad, Läänemets ei ole enam millegi lükkaja. Läänemets on nüüd opositsioonis, ma ütleksin niimoodi, kahe tooli vahel haukuv väike koerake. Sest et opositsioon ei ole võtnud sotsi omaks, aga koalitsioon on nad ka välja visanud. Ja Taro, ma kuulsin sellist asja, ma käisin opositsioonitunnis neljapäeval ja seal Raimond Kaljulaid väitis, ma ei tea, kas see vastab tõele, eks see selgub muidugi, kui me natuke kõrva vastu maad paneme või küsime kelleltki, et Eesti 200 ja Reformierakonna fraktsioonid pidid koosolekuid pidama ja koos võtma kõiki otsuseid vastu, et need sisuliselt on need kaks erakonda juba ühinenud. Tehniliselt mitte, aga nad on jah ikkagi... Mis ma tahan sellega öelda on see, et kõik sõltub Reformierakonnast. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak on küll öelnud, et ei, selle seadusega tuleb ikka edasi minna uuesti teisele ringile,
aga tema ei ole muidugi see otsustaja. See formaat, mis nüüd on, kui president jätab seaduse välja kuulutamata, on uuesti arutamine. UA, noh meil on eks ole SE ehk seaduseelnõu, siis meil on OE ehk otsuse eelnõu, siis meil on AE ehk avalduse eelnõu ja siis meil on UA ehk uuesti arutamine ja uuesti arutamine on selline formaat, kus tähtaegasid pole. Me võime selle järgmisel nädalal kohe ette võtta, Riigikogu juhatus võib selle suunata komisjoni, aga me ei pruugi isegi terve selle koosseisu jooksul teda uuesti arutama hakata. Et meil eelmises koosseisus oli üks seaduseelnõu, mille president tagasi lükkas, vahepeal oli koalitsioon muutunud, uuel koalitsioonil puudus soov seda teemat torkida ja jäigi arutamata eelmises koosseisus. Mis on muidugi lõbus on see, et kui kõik teised seaduseelnõud koosseisu lõppedes ehk valimiste tulles langevad menetlusest välja ja lähevad prügikasti, siis UA jääb õhku edasi rippuma. Ja ta tuleb nii-öelda järgmisse koosseisu kaasa, ehk siis Riigikogul on justkui kohustus teda hakata uuesti arutama. Ja mitme koosseisu ulatuses. Aga ei noh, tähtaega ei ole. Tähtaega 2600 noh. Et see, noh, selles mõttes, et ei ole tähtaega. noh, senikaua kuni kellelgi närvid üles ütlevad. Nii et minu arvamus on selline, noh, eks me saame seda üsna kiiresti teada, et kui teda nüüd kohe uuesti letti ei lööda, siis ta tegelikult jääb kuhugi sahtlipõhja laagerdama. Mis oleks minu meelest väga mõistlik. Noh, me lootsime ju ka valitsuse vahetumise järel, me käisime rääkimas, et ärme lähe selle eelnõuga lõpuni, et ta oli teisel lugemisel, jätame ta sahtlisse. Aga ei, noh, siis oli särki vaja rebida. Ma arvan, sõltub ka nüüd Riigikogu välistest asjadest ja mitte niivõrd sisepoliitilistest, et noh, Karis on oma sõna öelnud. See sõltub minu arvates ka sellest, mida me nüüd hakkame arutama kolmanda teemana, et mis seal Ukrainas ikka edasi saab. Ja missugused vahekorrad ikkagi nüüd tekivad rahvusvaheliselt üleüldse. Ameerika, Vene, kui suureks ja kõike ulatuvaks see sõprus või koostöö Ameerika ja Venemaa vahel kujuneb sellest ikkagi väga palju sõltub. Kui ikkagi, ja noh, meie oleme ju siin, noh, isegi me ei ole võileiva täidis. Me oleme mingisuguse noa otsaga leiva peale kraabitud või kribal. Meil ei ole ju valikut. Me peame ju tegema seda, mida ameeriklased ütlevad, sest muidu on nii, nagu Trump ütleb, et kui praegu Ukrainas, et kui te ei ole nõus meie rahu tingimustega, siis me jalutame minema ja vaadake ise. Ja täpselt sama on ju see, millega meid on kogu aeg nööri otsas hoitud. Kui te ei ole nõus vikerkaare lippe heiskama, siis me jalutame minema ja vaadake ise. Kui te ei ole nõus sellega või teisega, siis me jalutame minema ja vaadake ise. No ja Trump võibki seda teha. Artikkel 5 töötab kogu aeg. Aga ma tahtsin selle Eesti 200 teema veel korra ära markeerida, et samas on Riigikogus nüüd sel nädalal olnud vähemalt 2 erinevat eelnõud, kus Eesti 200 ja tegelikult rohkem asju, seal olid juhatuses ka asjad, mingisugused asjad, mis justkui pealt näha pole suured asjad, kus Eesti 200 hakkas jonnima ja pani nii-öelda ploki peale Reformierakonna plaanile. Siin saab olema väga huvitav jälgida. Noh, Eesti 200 me kõik teame on süvariigi projekt. Kui süvariik annab neile korralduse pea tulle pista, siis nad pistavad pea tulle. Kui süvariik annab neile korralduse see valitsus ennem suve või suvel lõhki ajada ja mingi uus asi korraldada, et noh, tekitada olukord, kus midagi ei jää üle, Isamaa peab minema valitsusse, sest muidu on Eesti täielikus kriisis. Siis nad seda teevad. Selles mõttes, et noh, nende jaoks ei ole mingi probleem sattuda opositsiooni, ära aetud hobused lastakse maha, küll nemad leiavad, need, kes seal otsustavad, leiavad endale töökohakese riiklikus sõjatööstuses ja kõik on õnnelikud edasi. Et kui nüüd need nii-öelda esimesed märgid sellest, et nad on hakanud seda valitsust lõhki ajama, on päris märgid, mitte lihtsalt ebaprofessionaalsus, mida sealt ka tohutu palju on, siis on meil kevadel tegelikult väga huvitav poliitiline kriis hakkab lahti rulluma. Ei varjanud muide Jaanus Karilaid ka seal samas opositsiooni tunnis seda, et Reformierakond on neile teinud ettepaneku valitsusse tulla. No seda küsisime infotunnis Michali käest, noh ta ajas, ma ütlen, Michali vastused infotunnis on sellised, et noh, kui tark inimene ajab lolli juttu, lõputult lolli juttu, siis tekib 2 varianti. Kas ta peab meid lollideks või ta on ise loll? Ja noh, need vastused, mis sealt tulid, olid hirmus lollid jälle. Aga takistus pidi olema see, et Isamaa nõudmine on automaksu kaotamine ja sellega Reformierakond ei ole nõus ja siis on jutt lõppenud. No esiteks loomulikult ei ole Isamaast mingit automaksu kaotajat, ükskõik missuguses valitsuses, ma olen sellest täiesti veendunud. Selle teeme meie ära. Ja ma teen siit ainult ühe järelduse. Neil ei ole võimalik olnud midagi välja kaubelda
nende eelkonsultatsioonide või läbirääkimiste raames siiani, mille nimel neil tasuks minna valitsusse, sest selge on see, et kui nad valitsusse lähevad, siis nende reiting hakkab pidurdamatult langema. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast, Mart ja Martin Helme räägivad asjast ja siis räägime nüüd maailma asjadest või Ameerika asjadest, Ukraina asjadest, kuidas me räägime. Trumpi rahuplaan, loomulikult sõbrakesed lekitasid selle kohe võimalikult vaenulikus raamistuses, kuidas Trump müüb Ukrainat maha. Mina ütleks niimoodi, et viimane aeg on Eesti inimestel tulla välja sellest psühhoosist, mida meile on Stratcomiga tekitatud viimased 3 aastat, et me oleme mõelnud ennast ise kõik ukrainlasteks ja Ukraina sõda on meie sõda ja kõik need muud loosungid, et ei ole. Loomulikult Ukraina sõjal on otsene ja väga suur ohtlik mõju meie julgeolekule, meie eksistentsile, aga see mõju on palju mitmekihilisem ja mitmetasemelisem, kui me tahame, kui tavaliselt aru antakse või räägitakse. Ma toon siia lihtsalt minu meelest üks kõige olulisem mõju, mis on olnud Ukraina sõjal Eestile, on kaks aspekti, millest ei taheta üldse rääkida. Esimene aspekt on massiline slaavlaste Eestisse tulemine nii-öelda Ukraina pagulaste nime all, mis on Eestit venestanud jõhkralt. Ja teine oluline aspekt, mis on Ukraina sõjal Eestile on olnud, on riigieelarve kriis ja massiline maksutõusud. Massilised maksutõusud. Meie inimeste vaeseks tegemine. See on Ukraina sõja mõju meile olnud. Eesti on ka sõjas. Aga loomulikult on tal ka meile julgeolekupoliitiline mõju. Selles ei ole ka mingit kahtlust, nii et ja loomulikult oleme me huvitatud sellest, et Ukraina ei variseks kokku ja ei muutuks Venemaa osaks ja kõigest sellest. Aga 3 aastat sõda on viinud selleni, et Ukraina on kokkuvarisemise ääre peal ja on püsinud suures osas need 3 aastat siiski tänu sellele, et ameeriklased on neid aidanud ja toetanud. Ameeriklased, mitte eurooplased. Euroopa on küll ka aidanud ja on rahasid uhanud ja kõik, aga ilma ameeriklaste süstemaatilise ja tohutult mõõtmetelt suurema abita. Nii muuhulgas luure ja logistika. Kui me räägime sõjaliselt, siis kogu tulejuhtimine, kogu luure, operatsioonide planeerimine, kõik need igasugused rünnakud naftatehaste vastu, lennuväljade vastu, kõik need on tänu Ameerika luurele õnnestunud. Siin ei ole mitte midagi pistmist. Meil on meedias pidevalt, et Ukraina luure andmed on Ameerika luure andmed. Jah, need on lihtsalt ära vahendatud postkastist tõlge peale pandud. Aga nüüd selge, Trumpi valimislubadus oli selge, tema lõpetab Ukraina sõja ära. Trumpi jaoks Ukraina sõda ei ole kõige olulisem teema, me oleme seda siin kõike mitu korda rääkinud. Ja mis mind nagu jälle natukene hämmastab, on see sama lugu nagu, et nüüd käivitati uuesti siis Pete Hegseti vastu siis nii-öelda skandaal tõmmati ülesse. Ja skandaal oli sama, mis 2 nädalat tagasi. Põhimõtteliselt samad tegelased, samad jutud, jälle saadakse tohutult südamerabandust, vaadake, mis toimub, Trump ütles, kulge, tulge uue jutuga. Ja selles mõttes see rahulepe või vaherahu või kuidas iganes me nimetame, see on ka sama. See Hegseti vastane kampaania tõmmati käima sellepärast, et ta teeb praegu Ameerika sõjaväest puhastust. Ta puhastab sealt välja kõiki neid transusid ja pedesid ja korruptante ja fanaatilisi demokraate ja musti rassiste, keda kõikide nende Obamade ja Bidenite ajal ju edutati kõrgetesse ametitesse ainult sellepärast, et nad ei olnud valged. Ja vihkasid valgeid. Ma räägin mustrassism. Nii et kui me kuuleme Eesti, eriti ERR jälle armastab teha, aga Postimees pole parem või ma Delfit üldse ei loe, nii et kuidas valitseb kaos ja Trumpil on kontroll kadunud. Ei, teil on kontroll kadunud Trumpi ja Hegseti üle, süvariik. Teil on kontroll kadunud ja te olete paanikas, raevus ja haarate üle kõrsi ja toodate ikka veel oma vana šablooni järgi infooperatsiooni käigus nii-öelda skandaale. Aga ma kordan üle seda, mis ma 100 korda olen öelnud. Skandaal on skandaal ainult siis, kui kõik on nõus, et see on skandaal. Kui Hegset ja Trump leiavad, et skandaali pole
ja terve vabariikliku partei valijaskond leiab, et see skandaali pole. Siis teie kulla demokraadid ja demokraatide suuvoodriteks olevad propagandistid, kes ennast ajakirjanikeks nimetavad, kaasa arvatud ERR-i omad. Võite väänelda maas, vahtu suunurgast välja pritsida, aga skandaali pole. Nii et see on nii. Aga nüüd Trumpi rahuplaan on ikka see sama, mida ta kogu aeg on rääkinud, mida ta kohe alguses ütles. Ukraina ei saa NATO-sse, Ukraina ei saa sõjaliselt kaotatud territooriumeid tagasi. Aga selle juures on konks. Ameerika ei tunnusta neid Venemaa osana. See tähendab mittetunnustuspoliitika, nagu ameeriklased seda praktiseerisid Mandžuuria puhul, Mandžukua riigi puhul enne teist maailmasõda, kui jaapanlased selle okupeerisid. Mittetunnustamispoliitika, jah, me ei lähe sõjaliselt seda vabastama, meil ei ole selleks jõudu, meil ei ole selleks huvi, meil ei ole selleks, ühesõnaga, see ei ole meie prioriteetide hulka kuuluv. Täpselt sama oli Balti riikide mittetunnustamispoliitika. Nüüd läheks see mittetunnustamispoliitika nende Ida-Ukraina alade peale. Jah, Venemaa on nad ära võtnud, Ukraina ei suuda neid vabastada, me suurt kolmandat maailmasõda nende vabastamiseks ei alusta, aga me ei tunnusta neid de jure. Ja Eesti meedia on valetanud siin jälle lihtsalt, lootusetult valetatakse kõige selle kohta, et kõik, ma veel kord kordan üle, kallid kuulajad, kõik, mida te loete Eesti peavoolumeediast, on lihtsalt teile valetatakse näkku. Moonutatud või puhtalt valetatud? Puhas vale ka lihtsalt tihti lugu. Või täiesti pea peale pööratud, fakt on õige, aga see, kuidas seda esitletakse, on täiesti pöörab asja pea peale. Nüüd minu meelest on ameeriklased ka siin tegelikult ikkagi mõningaid asju välja kaubelnud, et kui mina loen seda nii-öelda märkidest välja seda, et kui varem ütlesid Putin, et Zelenskit pole olemas ja nad ei räägi taga, ei tunnusta seda, siis praegu ollakse valmis ikkagi ka otsekontaktideks nii Zelenski ja Putini vahel kui Venemaa ja Kiievi vahel otse. Et see tähendab seda, et Moskva on loobunud oma nõudest nii-öelda välja vahetada valitsus, vähemalt praeguses etapis. Jaa, aga ma näen siin ka muidugi venelaste võimalikku kavalat tagamõtet, kuna nad tegelikult ei pea ju Zelenskit legitiimseks presidendiks, kuna tähtajad on kõik umbe jooksnud ja valimisi pole toimunud ja nii edasi, siis võivad nad öelda, et jaa, me sõlmisime küll, Zelenski kirjutas alla mingitele paberitele, aga ta ei olnud legitiimne ja seetõttu meie need lepingud temaga ei ole ka legitiimsed. Venelaste puhul on selge see, et nad nii-öelda Tartu lunaraha, mida nad 1030. aastal välja mõtlesid meie vastus, need trikid on 1000 aastat vanad. Me kõik teame neid trikke. No jah, aga ajalukku minnes see, mismoodi siis siin Liivimaa juhtkond otsustas, et ei kirjutame alla pärast, vaatame, muidugi mis on saab. See välja mõeldud, et aga nõustume, et me maksame, aga siis saatsid delegatsiooni, kes võttis kaasa suure kirstu, mis pidi olema rahasid täis, aga kui siis jõuti Moskvasse ja siis kirst lahti tehti selgest, see oli tühi, millega anti lõplik ettekääne Ivan Groznõile sõda alustada, ehkki see sõda oleks tulnud loomulikult nii. Aga kui see delegatsioon olid õnnelikud, et nad üldse ellu jäeti, delegatsioon Liivimaale jõudis, siis siin sõda käis juba. No jah, nii et me ütleme kõik, kui keegi räägib siin, et Trump ja mind eriti häirib see, kuidas meile klassikalise sellise süvariigi Stratcomi mulana räägitakse, kuidas Witkov on mingisugune kinnisvara arendaja, kes millestki aru ei saa ja eriesindaja Waltz on teine põmbja, kes millestki midagi aru ei saa. Tähendab, see on umbes samasugune jutt, kui räägiti meile, kuidas George W. Bush on silmapaistvalt loll inimene. No ei olnud loll inimene, tegi valesid asju võib-olla, aga ei olnud loll inimene. Sa ei saa saada Ameerika presidendiks, kui sa oled loll inimene. Sa võid olla ajusurnud nagu Joe Biden, kui sind upitab süvariik. Aga ega ka Joe Biden ei olnud loll senikaua, kuni tal veel ikkagi tassid kapis olid. Aga kogu see jutt, Witkoffil on meeskond selja taga, tal on strateegia selja taga, tal on mandaat, ta käib neid asju tegema. See on läbi mõeldud, mida nad teevad ja räägivad. Ja on läbi mõeldud ka see, et tema on seda sorti mees, kes võib mingeid asju välja öelda, mida mõni teine inimene, mida Trump või Rubio näiteks või Hegseth välja ei saa öelda või Vance. No siin on ikkagi mitu kihti sel asjal, kui räägitakse, et lääne lollid, nad ei saa Venemaast üldse aru. Esiteks, nad ei ole üldse lollid. Teiseks. Ega Venelemast nad ei pruugi ikka aru saada. Teiseks. Eurooplased küll ei saa. Neil on ikkagi väga hea luure.
nii elektrooniline luure kui inimluure kui analüütilised keskused. See annab neile ikkagi väga hea koondpildi. Teiseks, Ameerika on immigrantide riik ja seal on tohutult palju immigrante Ida-Euroopast, Venemaalt, kes on üles ostetud, kes on üle jooksnud ja kes on tihtipeale väga kõrgetasemelised, kas teadlased, analüütikud, ajakirjanikud, väga kirju seltskond jälle. Näiteks ma toon sul näite lihtsalt, et illustreerida seda, üks Trumpi lähedasemaid nõunikke on Steven Gorka. Tegelikult Steven Gorka on Istvan Gorka ehk ungarlane. Ja väga hästi tunneb venelasi ja Ida-Euroopat. Ja just oli meil siin jooksis telekas, poole silmaga vaatasin, Xi Jinpingist, Hiina uuest liidrist. Tema karjäärist, kes siis kommenteeris seda? Kommenteerisid väga kõrgetasemelised, loomulikult Hiina keelt oskavad Hiina teemalised sinoloogid Ameerika ülikoolidest ja kommenteerisid Ameerikasse üle jooksnud Hiina dissidendid, Hiina ajakirjanikud, endised ka Hiina luurajad, endised Hiina kõrged riigiametnikud, kes kõik tunnevad süsteemi väga hästi, peensusteni. Ei ole mingisugust juttu, et lollid ei saa aru, väga hästi saavad aru. No ma lihtsalt on omalt poolt, et kui ma olen käinud Lääne-Euroopas ringi ja kohtunud erinevate europoliitikutega, siis seda ma isegi ei ütleks, et nad on rumalad, ma ütleks, et nad on piiratud, sest et nende silmapiir ei ulatu teisele poole Alpe või teisele poole Elbet. Et nad lihtsalt, nad ei tea mitte midagi sellest, mis toimub Põhja-Euroopas, Kesk-Euroopas, Ida-Euroopas, Venemaal. Neid ei huvita see ka. Ja sest neil on teised prioriteedid, nad sellest teavad meist palju paremini seda, mis toimub Marokos näiteks või Alžeerias näiteks. No see on Euroopas, jah. Või Türgis näiteks, eks ole. Nende elu on mujal ja nende huvid on mujal. Huvisuunad on erinevad. Jah, aga suurriik Ameerikas, seal on neid palju. Prooviks nagu kuhugile jõuda selle analüüsiga, et mulle, vaata Trumpi, Rubio andis eelmisel nädalal ju selge tormihoiatus, et kui lähipäevadel... Ja Vance kinnitas seda. Jah, et kui lähipäevadel asja lukku ei lööda, siis meie jalutame minema. Siin on paar asja. Ja muidugi meie meedia hakkas rääkima, kuidas Trump avaldab survet Zelenskile ja teeb Zelenskit süüdlaseks. Zelenski ongi süüdlane. Sest et see piir, mis paika on pandud, kui venelased sellega rahule jäävad, siis see on veel hästi lõppenud sõda. Mitte mingit jõudu ei ole, kes võtaks tagasi neid Donbassi ja Krimme. Ei ukrainlastel, ei eurooplastel ja ameeriklased ei plaani sinna minna. Ja see on lihtsalt seis. Eurooplastel jõudu ei ole, ukrainlastel jõudu ei ole, kui ameeriklased sinna sõdima ei lähe ja see oleks 3. maailmasõda ja nad ei lähe, siis ei ole jõudu maailmas, kes võtaks tagasi praeguses seisus lähiaastatel neid Donbasse, Luhanskeid ja Krimme. Ja kui venelased jäävad sinna seisma, siis on niigi hästi läinud. Aga Zelenski ei ole sellega nõus. Mida Trump ütles ju, kui Zelenski Valges majas oli, et sul ei ole kaarte. Sul ei ole kaarte, millega mängida ja ma püüan sulle hoida alles sinu riiki. Kui ameeriklased minema jalutavad, kui ameeriklased oma sõjalise abi lõpetavad, Starlinkide välja lülitavad, siis Ukraina kukub kokku mõne nädalaga. No venelased on pikalt ette valmistanud suurt pealetungi ja nüüd on ilm jõudnud sinnamaale, et see suur pealetung sobib, et nüüd nad saavad minna. On mingi teooria on selline, et Trumpil saab 100 päeva ametit täis 30. aprillil ehk järgmisel nädalal ja kui tal selleks ajaks ei ole konkreetseid lubadusi ja kokkuleppeid laua peal, siis ta ütleb, et saage ise hakkama. Ja sellel on omaette mitmekihiline järelmäng, sest saage ise hakkama tähendab seda, et venelased võtavad väga suured tükid Ukrainast ära, me ei tea kui kaugele, kas nad lähevad jõeni või nad lähevad lääne piirini. Need prioriteet on Odessa ja Mustamere rannik. Võtavad lõunaranniku enda kätte, eks ole, see on ka, Ukrainast jääb järele väga väike tömp, aga ja vastutasuks saavad nad selle, et neil liigub edasi praegu kokkuleppe ikkagi Iraani teemal ja Iraani tuumarelva programmi lõpetamine on neil käe ulatuses ja see on neile prioriteet. Sest muidu, kui nad sinna ei jõua kokkuleppega, siis läheb Lähis-Idas suureks sõjaks ja kokkuleppe on, taust on praegu selline, juudid on selgelt välja öelnud, nemad ei saa endale lubada elada Iraani tuumarelva sihikul, nad lähevad ise. Ameeriklased seda ei taha, et nad läheksid ise. Ameeriklased ise ka minna ei taha. Aga kui Iraani tuumalepet ära ei tehta, see tähendab Iraani tuumaprogrammi
ei deaktiveerita, ei lammutata. Vastutasuks pakutakse Iraanile tsiviiltuumaprogrammi ja muid majanduslikke motivaatoreid. Vastutasuks pakutakse Iraanile ka seda, et mullade režiim jääb alles. Et ei ole nullsumma mäng. Kõik võidavad. Trumpi kauband või nii-öelda see art of the deal või siis see tehingu tegemise kunst on see, et kõik peavad võitma. Ja venelased on selles nii-öelda paketis sees. Just, ja ma tahtsingi öelda, et ja venelaste roll selles, et Iraan nõustuks nende pakkumistega ja läheks selle leppe peale on väga suur. See on peaaegu võtme küsimus. Ja mis puudutab Ukrainat siis ja Ukraina varade lepingut, mida pakuti Zelenskile ja mille Zelenski on tagasi lükanud. Mitu korda nüüd juba? Siis Trumpi seisukoht on väga lihtne. Aga ma sellisel juhul sõlmin selle venelastega. Ja venelased võtavad need alad ära kõik. Ja teie jääte kõigest ilma. Kõigest jääte ilma. Et see punnimine, mida praegu siin Zelenski teeb, see on tegelikult enese-hävituslik. No see on Ukraina hävituslik. See on Ukraina hävituslik. Ma peangi seda silmas, enese-hävituslik Ukraina, mitte ainult Zelenski enda persooni seisukohast, vaid Ukraina seisukohast tervikuna. No aga Zelenski on Briti luure käsilane või agent või käpiknukk või kuidas iganes me ütleme. Zelenski teeb seda, mida Londonist kästakse. Ja London on selle sõja algusest saadik olnud ikkagi sellel liinil, et tuleb sõdida, see oli Boris Johnson, kes see on kõigile teada olev fakt, kõik osapooled on seda kinnitanud, Boris Johnson, kes 22 aasta kevadel lasi põhja keelas Zelenskil ja ukrainlastel sõlmida vaherahu venelastega, siis vist olid venelastel suuremad alad käes, aga see on olnud Londoni suunis kogu aeg jätkata sõda. No võt, aga mis see meisse puutub see nüüd niimoodi, et Washingtonis on nüüd uuesti hakatud ellu äratama seda niinimetatud 3 mere initsiatiivi. See on siis Aadria meri, Mustmeri ja Läänemeri ja nende vahele jäävad riigid. No see on see, kus ma käisin seal Budapestis, seal arutati seda palju. Ja see tähendab seda, et kõik need jutud, mida meie Stratcom jälle siin räägib sellest, kuidas kui Ukraina ära antakse, siis ka meid antakse ära ja me oleme järgmised ja ameeriklased meile appi ei tule. Ei pea absoluutselt paika. Sihiks seatakse ümber, prioriteedid seatakse ümber, territooriumid, mida peetakse omaks, mida ollakse valmis kaitsma ja mille suhtes lepitakse ka kokku venelastega, on teised. Ukraina ei kuulu nende hulka enam, aga Balti riigid kuuluvad. No millest ka meil ei saada aru, sest meil on see ajupesu loputus on olnud nii tohutult suur ja ma ütlen, me oleme selle psühhoos, mis on Eesti rahval tekitatud selle Ukraina sõjaga, on olnud äärmiselt ebatervislik, kes on nagu takistanud asjade nägemist klaari pilguga ja see omakorda on takistanud oma valikute hindamist klaari pilguga ja see omakorda on takistanud vajalike tegevust või tegemist, et enda huvide eest seista. Aga mida meil ei teata või millest meile räägitakse aeg-ajalt sellises propagandistlikus võtmes ja siis kohe otsa räägitakse vastupidises võtmes, on see, me kõik oleme kuulnud, kuidas kohe Putin kukutatakse. Oligarhid kukutavad, rahvas tuleb tänavale kukutavata, sest sõda on nii ebapopulaarne. Nii nagu heas propagandas ikka, selles on killuke tõtt. Ega Ukraina sõda Venemaal ei ole populaarne. Nii majanduslike raskuste tõttu, kui ohvrite tõttu, kui erinevatel muudel, ütleme siis selle ühiskondliku pitsituse tõttu, ega seal on ikkagi hästi jõhkralt igasugune eriarvamus maha surutud. Ikkagi inimesed kukuvad akendest välja üsna väikeste põhjuste peale. Ja selles mõttes see sõda ei ole seal populaarne. Kui see sõda seal ära lõpetatakse, meile, ja siis järgmise hingetõmbega esitatakse, et kohe kui Ukrainas lõpetatakse, venelased jätkavad sõda, küll Poola, küll meie, küll ma ei tea kelle vastu Prantsusmaani lähevad välja. Need mõlemad korraga ei saa olla tõsi. Et kui see sõda on äärmiselt ebapopulaarne, siis Ukraina sõja lõpetamise puhul, kui see lõpeb niimoodi, et Putin saab seda esitleda, kas või pooliku võiduna või enam-vähem võiduna, siis Vene ühiskonna ja Vene, mis olulisem veel, Vene eliidi isu jätkata suure sõjaga lääne vastu ei ole nii suur, nagu meile üritatakse muljet jätta. Kahtlemata mingites oludes, mingitel tingimustel võib see juhtuda, aga see ei ole nii suur, nagu meile üritatakse näidata. Ja, eks Venemaa on saanud ka rappida ja Venemaal on
mustmiljon muid probleeme. Just lugesin seda, kuidas venelased praegu tunnevad väga muret sellepärast, et nad on küll Armeenia visanud niimoodi poolest saadik aserite ja türklaste lõugade vahele, aga tegelikult nad ei taha, et Armeenia likvideeritakse, alla neelatakse türklaste poolt. Kaukaasia on neil üks mure, Kesk-Aasia on väga suur mure. Kaug-Ida on neil suur mure, demograafia. Kui me vaatame kas või näiteks Kasahstani, mis on peaaegu 5 korda suurem kui Ukraina territooriumi poolest ja rahvaarvu poolest juba enam-vähem sama, sest Ukraina rahvaarv on peaaegu poole võrra kukkunud, siis kui me kujutame ette, et seal mingisugune emiraat tekiks nende endiste Kesk-Aasia vabariikide vahel või mis tahes muu, kas või Lõtv, Venemaa vastu suunatud ühendus, see on tohutu peavalu. Venelastel on vaja sellega tegeleda. Neil ei ole jõudu kõikide silmakaartes tegeleda, pluss võidujooks Arktika pärast. Venelased ei hakka rikkuma ära kõiki mänge sellepärast, et ära võtta, ma ei tea, pool Eestit. Ja vaata, nad on oportunistid eluaeg olnud. Kui võimalik on, siis võtavad. Mingit küsimust ei ole, kui avaneb võimalus, siis tulevad ja võtavad. Aga võtti siin see ongi see, millest ma rääkisin, et meie peame klaari pilguga hindama, mis on meie võimalused, mis on meie ohud ja siis proovime ära kasutada neid enda huvides. Ja see nii-öelda nende muude murede pikk loetelu koosmõjus ameeriklaste tegevusega, koosmõjus sellega, et neil on seal omad huvid ja prioriteedid ja siseriiklikud jõu